Tervist. Minu elu on jõudnud sellesse kohta ja võib-olla ka kunagi jõuab ka sinu elu sellesse kohta, kus rääkimine on hakanud asenduma rohkem kuulamisega. Ja oma arvamus, mis mul ennem oli, kuidas minu elu peab välja nägema ja milline on minu võimekus ja unistuste elu. Ka see on, ka sel ei ole enam tähtsust, vaid olen teinud valiku lasta elul näidata, mis on minu võimekus ja unistuste elu. Et ma küll üritasin sellele hullupööre vastu punnida ja eks mingiski osas ka praegu, sest see justkui ei ole olnud minu reaalsuses kuidagi või nagu minu nägu siiamaani. Või noh, ma olen arvanud, et see pole olnud. Siis rohkem lõdvestudes sellesse justkui, kuhu elu mind juhatab igapäevaselt, siis on läinud ärevused maha ja elu on muutunud ilusaks. Siis üha rohkem ma olen jõudnud ka kuulamisse. Et mis siis elul mulle täna plaanis on. Ja kui asjad ei lähe juhuslikult, ikka päris tihti, no ikka jah, selline, kui asjad ei lähe nii, nagu ma ise olen eeldanud või arvanud, et peaks minema, siis varem ma võib-olla läksin jalaga lööma mingit otsikut, et pingest vabaks saada, siis nüüd ma lihtsalt lasen lahti sellest olukorrast, oma arvamusest ja ütlen vaikimisi endas, et ju siis on Jumalal täna minuga teised plaanid. Et ja see on õnnestunud. Sest ma tean, et need väiksed vahepausid või siis muudatused selles ajagraafikus, kuhu ma vahest ennast üritan ennast sobitada, siis need viivad mind kogu aeg heade sündmuste ja kohtumiste ja olukordadeni. Et noh, sellele vanale versioonile minust see justkui tundub selline lootusetu olukord. Et ma ei saagi enam olla keegi ega näidata ette ühtegi saavutust, sest isegi kui ma õnnestun, siis justkui need ei ole enam minu õnnestumised. et noh, need on justkui kaela sadanud. Kuid lahti lastes sellest taaskord oma sellisest agendast, siis palju ilusam on lasta lumel kukkuda, kui igat seda lumehelbest sobitada kusagile, kuhu see peaks justkui enda arvamusel paremini nagu
paigutuma siis. Et mis on selles seisundis siis teistmoodi või siis muutunud, on see kõige suurem muutus, millele ei saanudki ennem näpu peale, kui see juhtunud oli. On see, et aega on rohkem. Ja mitte lihtsalt rohkem, vaid väga palju rohkem. Nii palju rohkem, ma mõtlesin, ma hakkan raamatuid lugema. Et kui ma hakkasin kuulama, see üks suurim muutus ongi see, et sa enam ei õpeta, vaid rohkem kuulad juba juhiseid. Et siis märkasin, et kui varem ma ajasin asju taga, ma pidin hullult tegema kogu aeg, et oma eesmärkideni jõuda, saavutusteni, siis mõte kogu aeg töötas, ma kogu aeg mõtlesin mingeid skeeme välja ja küll kuulasin kõik maailma YouTube'i videod läbi ja nii edasi. Mega ärevus ja mega tagaajamine. Ja ma pidin ju ikkagi justkui kogu aeg kiitma takka oma tegevust, et see on põhjendatud. Ja siis, kui ma lõpuks, elu mulle seda teed näitas, aga punnisin vastu ja lõpuks, kui ma siis alla andsin, kui ma tõesti nägin, et ma ei jaksanud enam, siis ma hakkasin kuulama ja kuulates tekib selline asi, et kui tähelepanu viin kuulamisele, siis mõte jääb seisma. Et ma ei kuule nüüd välist, vaid ma kuulan ka sisemist seda. Ja kui ma tähelepanu olen kuulamise peale, siis ma ei saa samal ajal lälistada. Ehk siis ma muutusin vastuvõtjaks. Ja nii pea, kui ma muutusin vastuvõtjaks saati asemel, siis väljasaatmise asemel, muidu ma saatsin välja kogu aeg, siis ma muutusin vastuvõtjaks. Ja kui ma muutusin vastuvõtjaks, siis ma sain aru, et kogu elu tuleb minu poole. Ennem seda mul oli arvamus, et elu läheb eest ära, et ma pean teda taga ajama. Ja siis ma üritasin hullult teha, aga ta läks ikka eest ära. Ja nüüd ma näen, kogen, tunnen, et minu unistuste elu tuleb kogu aeg minu poole. Et see on see õnneseisund, mis varem, mis oli nii müstiline minu jaoks ennem, et ja siis saabki olla siin teki all tugitoolis istuda ja nagu vaadata, kuidas lumi tuiskab. Et jah. Ja ma tean, et elul on minuga plaanid või siis minul on endaga mingid plaanid, mida ma ei tea. Et see tegelikult on kõik suht loogiline ka, et kui ma olen seda vaadanud, miks see siis niimoodi on, et ma saan aru, et kui ma kogu oma elu oleks algusest peale ette teadnud, milline see täpselt on, punkti järel läheks näpuga järgi, et no ma järgmise peatuse teen seal, siis ta oleks maru igav olnud. Et sellepärast on ette teadmatus ka ja nagu lahtilaskmine siis sellest, mis nagu tuleb. Et
et ega see postitamine ei ole ka ju minu see ampluaa nagu olnud. Et kuid ma nagu kogen, et ma vaikimisi andsin selle, olen andnud tõotuse olla teenistuses. See tuleb nii loomulikult selles kohas juba. Sest mul, kui see oma agenda kukub juba nii ära, et see on nagu au olla nagu teenistuses. Lihtsalt sellega kaasneb jälle rohkem teadmatust, mis justkui tahab tekitada kehas sellise krambi ja kinnihoidmise. Kuid siis lased jälle lahti, tõvestad, hingad sisse selle elu hoidmise ja astun jälle edasi. Et see oli võib-olla selline sissejuhatus sissejuhatust selleks, kuhu elu siis justkui mind võib-olla kannab või ega ei tea ka, mis homne päev toob või siis järgmine hetk. Kuid kuid see minu ainuke tarkus, mis mul on jäänud, on see, et elu tuleb vastu võtta. Mitte tuleb, vaid elu saab vastu võtta. Ma räägin siia ühe loo veel lõppu, 12 minutit. Istusin Ereliga seal köögilaua ääres ja Ereliga siis küsis, et aga mis siis saab, kui siis me nagu vaikime. Mis siis saab? Et kui temaga vaikib. Aga ja siis ma olin seda tegelikult vaadanud juba korraks põgusalt, mis siis saab, kui mina vaikin, võtan vastu ja tema vaikib, võtab vastu. Siis ma nägin sellist asja, et on räägitud ka sellest, et elu on magneetiline. Ja kui ma olen nii-öelda saatja režiimis, ehk siis ma justkui räägin oma tõde ja seisan oma seisukoha eest, siis ma ei võta vastu, vaid ma elu, mis tahab minu poole tulla, hakkan vastu suruma. See läheb nii ebamugavaks. Ja kui kaks inimest, kes istuvad koos omavahel, mõlemad on saatjas, siis need hakkavad põrkuma, see energia. Kuid kui ma keeran nüüd vastuvõtjasse, ehk ma hakkan kuulama, isegi kui ma olen täiesti vakka, siis ma olen ikkagi vastuvõtjas. Ja see Ereli keerab vastuvõtjasse või siis teine inimene keerab vastuvõtjasse. Siis need kaks inimest hakkavad kokku tõmbama. Ja siis ma istusin selles olemises. Ja siis ma vaatasin, et okei, et mis siis, kui terve ühiskond nagu, et laiendame siis ühiskonna peale. Et kui keegi enam midagi nagu ei aja oma tõde taga ja väljasaatmise asemel hakkavad vastu võtma. Mis siis saab? Keegi ei räägigi midagi. Kanalid jäävad seisma. Siis ma näen sellist asja, et kõik tõmbub kokku. Kõik tõmbub üheks nagu või inimesed tekib täiesti uus toimimis nagu süsteem, kus kuna ma lähen kuulamisse või siis me läheme kuulamisse, siis me hakkame kuulama kõiki neid, me hakkame kuulama ja nägema elu enda mustreid.
et see on topik omaette, sest tehisintellekt täidab meil nii palju neid funktsionaalsusi ära, et inimkonnal jääb väga palju aega üle. Inimkond läheb muutusesse. ja natukene vaatama, uurima iseennast lähemalt. Et see ring ei peaks kellegi jaoks pikk olema, siis vähemalt mina nagu see ring, mis mina tegin ära, siis kõige lühem tee on kuulamine. Et jah. Hingamine, mis tuleb tagasi, 2 asja. Et jah, võib-olla teen veel mõne video kunagi. Tundub, et kindlasti vist võib-olla, ehk paneme veel paar küsimärki siia. Et vaatab, et igal juhul sellised mõtted elad praegu siit teele ja tegin ühe hingamise video ka. Või noh, mis mina tegin, panin kaamera käima. Vaatab. Võib-olla panen sellega üles. Aga igal juhul ilusat olemist teile ja siis kunagi jälle mingi hetk äkki näeme. Tšau.